Kodanikuühiskond on Eestis alles välja kujunemas. Ametiühingud on võrreldes vanade Euroopa riikidega nõrgad. Meeleavaldusi meil küll toimub, aga neil pole sageli erilist kaalu ja kui 100 000 inimest paneb allkirja toiduainete käibemaksu langetamise toetuseks, siis seegi pistetakse lihtsalt prügikasti. Küll suure käraga, sest Toompealt kostavad mõtted, justkui inimeste muret pole olemas. Vaesus on rõve, tee tööd, söö kartulikoori ja siis saad võib-olla midagi paremat lubada. Selline mulje võib paljudel jääda valitsuse suhtumisest, kui Toompealt öeldakse, et inimeste enda ülesanne on hindadega hakkama saada. Kuidas me nendega hakkama saame? Milliseid valikuid poes teeme ja kui kõrgele on tõusnud poes hinnad? Kõik hinnad tõusevad vääramatult, aga toiduhinnad on tõusnud kosmilistesse kõrgustesse. Üks granaatõun maksab 5 eurot ja 30 senti. Üks melon aga 6,5 eurot. Brokoli hind on aga 8 eurot kilo kohta. Kui võrrelda siin naaberriikidega, siis me oleme jõudnud ikka sinna tasemele, kus Rootsis on odavam toit kui meil näiteks. Ja see on naeruväärne ju teades nende sissetulekuid. Et magus jääb sortimendist välja. Magus? Jah, no šokolaadi hind hakkas meil siin mingi hetk tõusma ja... Ei ostagi enam? Ei, väga mitte. Millistele toidugruppidele kõige rohkem raha kulub teil? Põhitoidud. Mis seal siis on? Leib, piim, juust, lihatooted. Kas te vaatate ka hinda poes või ostate seda, mida vaja? Viimasel ajal ikka vaatan hinda. Kuidas hinnad muutunud on viimasel ajal? Nii nagu Eesti sitas on muutunud. Aitäh. Mida tegema peaks? Valitsust vahetama. Kuidas on hinnad? Parajad. Täpselt sobivad. Aga mis muud üle jääb? Minu arust teeni rohkem ja võidagi ükskõik mida võtta. Targemalt planeerida ja siis hoolikamalt valida. Et ei osta emotsiooni ajal, vaid teed menüü ja mõtled, mida ja kuidas planeerida. Et ei raiska toitu, ei viska raha aknast välja ja saab kõik kasutada. Te kõlate natuke Jürgen Ligi, tema ütleb ka, et tuleb targemaid valikuid poes teha. See on utoopia, see hindadega võitlemine, et võiks ära unustada selle. Hinnakujulus peab olema sõltumatu ja inimese enda panus peab olema siis nende hindadega hakkama saama. Lähen vaatan siis ise üle, kuidas hindadega lood on. Kutsun endaga kaasa Masterchefi esimese hooaja võitja Jana Kusanova. Jana, kui tihti sa käid poes? No piinlik öelda, aga suht iga päev. Aha. Ma ei tee endale nädala menüüd, kuigi tegelikult peaks, kui tahaks soodsat toidukorvi, aga mul käib ooti, et mis mul hommikul tuju on. Mis sul vaja osta on? Ma tegin ühesõnaga eile listi, või tähendab, et vaatasin oma enim tarvitatavaid tooraineid ja ma vaatasin, et Prisma on siis number 1 koht, kus tegelikult saab minu tooraine kõige soodsamalt kätte. Tead, mis ma tavaliselt teen? Kui ma olen hästi laisk ja ma ei viitsi süüa teha, siis ma võtan alati mingisuguse asja, viskan siit mikrokasse ja ma arvan, et päris paljud eestlased teevad niimoodi. Ja ta tuleb odavam ka kindlasti, kui teha täisväärtuslikku toitu ja see ongi see kurb ja see ongi see, mis peab muutuma tegelikult. Kuidas Eesti inimesed hindadega hakkama saavad? Millele raha kulub? Kas tehakse tarku või rumalaid valikuid? Võtsin ette ainulaadse eksperimendi. Ilus kevadine päev. Lähen vaatan, kas õnnestub Prismast mõned ostutšekid leida, et siis statistikat teha, vaadata, millele tegelikult inimesed kõige rohkem raha kulutavad. Aga kes teab, äkki enne kui ma tšekki jõuan haarata, murrab turvamees mu maha. Esimene aprill ja natukene tšekke sai kogutud küll. Kui ma 3 aastat tagasi samasuguse eksperimendi Võrumaa poodides läbi viisin, tuli välja, et laupäeviti kulub 70% poes kulutatud rahast seal alkoholile ja tubakale. Kuidas on Tallinnas? Siin on tšekid. Veel tšekke ja veel tšekke. Külastan Sikupilli Prismat mitmel nädalapäeval ja vean toimetusse 3000 tšekki, et neid ühe kaupa Excelisse sisestama hakata. Kanaliha 1,18. Lihatooted. Kolmapäeval õhtul kell 6 oseti 6 paks õlut, hakkliha ja natuke kana ka. Tundub, et tegemist on poismehega. Kell on 11:06 minutit ja keegi on ostnud 1 banaani ja 1 kahvli
ja käinud ka salatibaaris, ostnud valmis toitu. Kokku on arve siin 2,87. No tundub, et inimesel on olnud kas siis varane lõuna või hiline hommikusöök. Suuremad arved on laupäeviti. Alkoholi ostetakse rohkem reedel ja keset päeva ostetakse palju soojaletist. Pole enam mitte ühtegi tšekki, kõik läbi loetud. Kokku on mul see Excelisse saanud sisestatud 3658 tšekki, 11 874 toodet ja mina üksinda peast hulluks minemas. Aga millistele kaubagruppidele kõige rohkem raha siis läheb? Tabeli lõpus on tubakas, külmutatud tooted, veinid ja kange alkohol. Seejärel tulevad pagari- ja kondiitritooted, teraviljatooted, riis ja hirs, konservitoidud, hoidised ja maitseained ja snäkid, küpsised, chipsid ja muu taoline. See on mu lemmik. Nii. See on ülihea, see on nagu väga kvaliteetne. Ma võtan ühe. See on nagu väga krõbe hind. Aga kui ma ikkagi neid numbreid siin vaatan, mul on tunne, et viimase paari aastaga on need palju kõrgemaks läinud. Jah, Kalev oli ju 3 midagi, Jah. alla 4 pisut. Et kakao hind on muidugi ka maailmaturul hüpanud, aga Et süda kuidagi ei valutat, kui valutab, tilgub verd praegu, aga Kuule, see on ju see šokolaad, mida inimesed ikkagi ostavad. ütlen nii, et see maitsekombinatsioon on mu lemmik, aga mis mina teen, on see, et ma ostan tatlid, teen maapähklivõid. Maapähkel on üliodav soolatud ja siis paned maapähklivõi tatli sisse, siis kastad selle tatli sulatatud tumeda šokolaadi sisse ja saad nagu väga tervislikku ampsu, mis maitseb täpselt samamoodi nagu Snickers. Ma maksan pigem 98 Ma senti tean. ja ma panen selle suhu. Päris hea. Ma tean, ma tean. Läheme edetabeli esineliku juurde. Millele eestlased kõige rohkem raha kulutavad? 4. koht, puuviljad ja juurviljad ja marjad. Jana Kusanova ütleb, et hoiab suurtes poodides just sellest letist eemale. Natuke närtsinud, pehmelt öeldes. Kas sulle ei tundu? Aga no, see pealine osa ju lähebki alati selliseks, et see on ju... Ei lähe. Et okei, kui ma ta supi sisse panen, lõikad ikka selle maha, aga ja tomatid on ju täiesti maitsetud asjad. 3 aastat tagasi Võrumaal inimeste ossukorvi piiludest tuli välja, et kuna paljudel on oma põllulapike ja kasvuhoone, jääb rohkem raha ka kätte. Käia oma aias, kasvatada seal, korjata metsast ja maksu üldse mitte maksta, käibemaksu. Nii on ju vaeste inimestega, maainimestega, et nad ei osta poest kogu toitu. Tallinnas kahjuks selliseid võimalusi pole. Aga siinpool, ühesõnaga, praegusel talvisel ajal need välismõunad ka sulle peale ei lähe? Ei. Kirnid ka mitte? Ei. Sest nad on kallid või ei maitse? Kui sa kord nagu saad õige hooajalise asja maitstud, siis see ei ole enam päris see. Apelsin on tore vahest, on ju, et kurk, mis küündib juba 7 euroni, et siin on ka juba valikute küsimus, et kui kana kilo hind on odavam kui kurgi, siis... Luun ja kurk, Türgi kurk. Tahaks luunjat, aga rahakott ütleb Türgi. Veel hullemaks läheb olukord marjade juurde jõudes. Ma käin siit kaarega ammu mööda juba. Aga need on ju nii maitsvad, on tervisele hea. Ma tean. Mis me võtame näiteks mustika väikse karbikese 125 grammi, 4 eurot. Retsna. See ongi nagu, et kas ostad kommipaki või ostad selle. See ongi see valik, mille ees me seisame tänapäeval. Kilo on 28 eurot 64 senti, jah? Jah, vaarikas 34. Ja kust nad tulevad üldse? Tšiilist. Mille jaoks on Eestis vaja müüa tšiilivaarikat? Kui maapiirkonnas läks kõige rohkem raha viinale, siis mida tallinlased kõige rohkem ostavad? Mis te täna ostsite? Vaatan, 2 kotti on käes. Ja ma lähen tütrele viima. See on lapsega kodus. Ja palju see kõik maksma läks huvitav? 30 euri umbes. Siin on jogurtit, mis on vaja, siis on värsket, 11 õunad, kapsas, siis on piim ja siis on mahl. Kuulge, apelsini mahla lubasite endale täna. Aga see on ka kõige kallim ja kõige parem. Ma mingisugust suhkruga ära jamatud asja ei osta ju. Aga mis jäi sinna letile, kui tohib küsida, et mis te jätsite siiski ostmata, kuna hind on kõrge ja ei raatsi? No küsimus ei ole ühes valikus hinda, kokkuvõttes on ju kõik ju palju. Ma ei tea, sealt oleks võinud ju võtta midagi, eks ole, veel tomateid ja kurki ja sellist asja, mingit värsket salatit ja... Jana Kusanov algatas pea aasta tagasi petitsiooni kõigi toiduainete käibemaksumäära vähendamiseks. Milline oli tulemus?
Minu jaoks nagu häbiväärne lugu, et inimesed leidsid selle aja, neil oli tõsine lootus, et see midagi muudab, et vähemalt kas või saadetakse Riigikogu saali. Seda ei tehtud, visati sahtlist edasi prügikasti, et äärmiselt inetu. Lätis langetati 2018. aastal kohalike puu- ja köögiviljad käibemaks 21%-lt 5%-le. Järelanalüüs näitas, et hinnad langesid märgatavalt. Portugal 2023. Osade toidukaupade käibemaks langes 6%-lt 0%-le. Uuringu järgi hinnad langesid. Poola 2022. Põhitoiduainete käibemaks langes 5%-lt 0%-le. Käibemaksu langus jõudis ka leti hindadesse. Siiamaani Eestis räägitakse veel sellest, et toiduainete käibemaksu võiks alandada. Jürgen Ligi, mis te ütlete? Kas enne valimisi võib juhtuda nii, et valitsus veel sellise otsuse vastu võtab? Ei, seda ei juhtu. Eesti ainus rahvatervise arst Taavi Tillmann ütleb, et inimeste tervisele ja rahakotile ja ka riigi majandusele oleks hea see, kui langetada vaid juurikate, puuviljade ja marjade käibemaksu. Kultuurmustikad, mis on aastaringselt sügavkülmas. Ja see pakk on siis peaaegu pool kilo. Ma arvan, et see maksab umbes 10 eurot kilo, ehk siis see pakk maksis 5 eurot, millest liigaudselt euro läheb riigile käibemaksu puhul. Ja kui see maksab tulevikus 5 euro, see on meil 4 eurot, siis on mul palju kergem seda sagedamini osta, et ma ei pea nagu lugema neid mustikad seal üks haava, et nagu 4 sulle ja 4 mulle, et pigem panen juba käputäie sulle, käputäie mulle. Siin on väga palju vitamiini mineraale. See oli minu arvates, kas see oli 3 eurot Prismas või? Et kui sellest kuskil veerand läheb käibemaksu peale, see peaks tegema siis 75 senti. Et kui praegu ma maksan 3 eurot ja sellest 75 senti läheb riigile, aga tulevikus, kui see oleks 0 käibemaksuga, siis maksan ainult 2,25. See on päris suur vahe, et kui sa pead valima kas üks või teine, ma arvan, et pigem sirutavad siis ka lõpuks ka huvitavamate, põnevamate juurviljade poole, nagu näiteks see Hispaania spargel. Muidugi mõned asjad nagu paprikas võib-olla on soodsamad, äkki see on võib-olla euro näiteks, aga kui sellest läheb 24 senti käibemaksu puhul riigile ja tulevikus oleks 0, siis maksaks see hoopis 76 senti, mitte 100 senti. Päris suur vahe. Mis sa arvad, et siis inimesed ostaksid rohkem paprikat, sparglit ja kõik muud, mis kasulik? Kui teha siis ootsamaks just puuviljadele ja juurviljadele, siis on selgelt näha teiste riikide näitel, et kui hind tuleb alla, tarbimine tõuseb ja see läheb ka lõpuks kõhtu ja see aitab ära hoida haigusi. Et see on number 1 kõige tõhusam viis. Puu- ja juurviljad me leiame alles 4. kohalt, kui me vaatame, siis raha kulub. No võiks olla number 1, sest mida rohkem puuvilja, mida rohkem juurvilja süüa, seda parem tervisele. Eesmärk tegelikult oleks süüa iga päev kusagil 700 grammi taimset materjali, kas siis juurvili, puuvili, kaunvili, pähkel või oliiviõli. Aga paraku me sööme siis ikkagi umbes 2 korda vähem, kui me peaksime, poole vähem, kui peaksime. Mis on tallinlaste top 2 tootegruppi, millele poes kõige rohkem raha läheb? Koht number 3. Deodorandid, šampoonid, seebid, hambapastad, hambaharjad ehk siis hügieen. Koht number 2. Liha, kana ja kala. Teisel kohal on liha, kana, kala. Mida rahvatervise teadlane ütleb? Kala ülihea, eriti rasvane kala, näiteks nagu lõhe, kilu, räim. Mida rohkem, seda parem. Valge kanaliha on ka päris hea, aga punast liha peaks pigem vältima. Eriti siis töötatud liha, need on päris ohtlikud, näiteks vorstid, singid, peekonid, mida vähem, seda parem. Kui maainimestel kulus kõige rohkem raha viina peale, siis tallinlastel läheb see piima peale, piimatoodete peale. Juust, jogurtid, kohukesed ja ka munad. Aga see on nii kallis, ma ei hakka seda küll korvi panema. Mis on kallis? See skirr. Ma ostsin Rimistust 1,99-ga. Sa käid mööda poodi, otsid ei, ma teen endal listi, kust ma mida haaran, aga siis skirr jääb vahele siin. Liiga kallis või? Jaa, see on liiga kallis. 3,45 ja see on siis liiga palju, jah? Nagu euro 45 kallim kui muidu. Kauplused kinnitavad, et nende statistika on selle edetabeliga väga sarnane. Kuigi umbes 40% kulutuste puhul saame öelda, et võib-olla saaks ka ilma hakkama, siis pigem näib, et raha kulub eestlastel päris toidu peale. Piim, kuivained, liha, kala ja kõik muu vajalik.
kui me saaks teha toitumist paremaks, me saaks ära hoida rohkem haigusi, pikendada eluiga palju rohkem kui läbi selliste asjade, et näiteks kogu suitsetamine on kuidagi kadunud või inimesed teevad kõik hästi palju trenni või inimesed ei üldse alkoholi. Need on ka kasulikud asjad, aga toitumine kahtlemata number 1 asi, mis teeb kõige rohkem kasu. Et kui me saame inimesi ikkagi hoida, nad jõuaksid vähemalt minimaalselt tervena pensioniikka või miks mitte elada väärikalt pensionieas niimoodi 5, 10, 15 aastat, siis see on väga kasulik Eesti majandusele. Läti valitsus on teinud otsuse alandada põhitoiduainete käibemaksu 21%-lt 12%-le 9 aastaks. Eks saa siis näha, kas alates tulevast juulist hakkavad taas maksud Lätti sõitma või mitte. Kuid meelde tasub aeg-ajalt tuletada ka vanasõna, mis ilmselt me rahandusministrilegi meeldiks. Kui raha loetakse, mine välja. Kui tööd tehakse, tule ligi.